There's a clear code for success. During 2025, we will have 1 million customers. In 25 years, that number will grow to 100 million. How? 25 customers per partner. The past 20 years, we've been building and refining the vehicle that brought us here. Driven by the power of preventative health, science, and test-based personalized nutrition. At the core of everything we do is our vision. Inspire change in life. This vision keeps us moving forward, while our mission fuels us each day. We inspire health and wealth for our customers, families, and friends. We have challenged the status quo since 2005, and we're here to revolutionize the direct selling industry with the belief that personal growth and business growth go hand in hand. It's your attitude, hunger, and action that push us to the highest level. It's all about progress and strength in numbers. We succeed by working together because in reality, the big deal is just a lot of small deals put together. And when we join forces, the impact becomes exponential. Are you ready to make your mark? This is your moment. This is the code that unites us for success. Väga äge oli vaadata seda videot, mis siin oli ja need, kes ta nägid, siis see visioon 25 ei tähenda mitte selle aasta visiooni, vaid ettevõttel on väga konkreetne visioon järgmiseks 25 aastaks, see miljonid kliendid üle maailma ja nii edasi, et meid tõi omal ajal tegelikult siin Ziino juurde võimalus teha midagi ekstra kui see, mis me täna juba tegime. Ehk et meil on täna Eesti üks suurimaid hobushotelle ja kui sa midagi hakkad üles ehitama, siis tavaliselt on see, et sul on suured laenud, sa töötad 24/7 ja mingil hetkel võib sind tabada täielik läbipõlemine ja täpselt niimoodi oli meiega aastal. Siis 2011 oli juhtunud peale 10 aastat oma traditsioonilise äriehitust ja mõtlesime, et tahaks midagi muud veel juurde teha. Ja kuni selle hetkeni me olime tegelikult ainult siis põhimõtteliselt oma perega businessit ehitanud ja ma tundsin, et ma vajan uuesti sükest nagu meeskonnatööd, et saaks kodust välja, et oleks fun'i, inimestega kohtuda ja nii edasi. Ja Ziino selle võimaluse andis. Tänaseks me oleme 14 aastat Ziinot teinud. See on olnud ääretult vinge teekond. Enne kõike tänu suurepärastele toodetele sai mu pere tervise korda ja loomulikult läbi selle, kui sa midagi teed kirega ja kui sellel tootel ja ettevõttel on potentsiaal, siis tegelikult on võimalik ka vahest trend võib olla sinu sõber. Et tegelikult täpselt seda, et siin on ja ma jagan täna ka arvuti ekraani natukene, et oleks võib-olla lihtsam jälgida, mis asi see Ziino on ja mida ta tegelikult siis pakub nii tarbijale kui siis ka edasimüüjale, et kogu selle kontseptsiooni, see põhiolemus tegelikult täna on testi- ja teaduspõhine toitumine ja miks see on muutumas maailmas järjest aktuaalsemaks on see, et me näeme, et terviseprobleemid täna maailmas süvenevad. Absoluutselt praktiliselt kõik näitajad lähevad ainult kehvemaks. Vahet ei ole, kas on need siis lihtsad asjad nagu, ma ei tea, mingid allergiad, on need astmad, on need liigeseprobleemid, on need südame-veresoonkond, on see diabeet, kõik numbrid ainult tõusevad ja ma usun, et mitte ainult meie ei ole hakanud küsima, miks see nii on, vaid järjest rohkem inimesi seda teeb ja tihti lugu käiakse, tehakse igasuguseid teste, proove, analüüse, aga analüüsid reeglina on korras. Siis mille poolest Ziino täna nagu erineb on see, et me ei ütle inimesele, et sa pead tegema seda, teist või kolmandat, vaid inimesel on täna võimalik teha erinevaid vereteste. Minul on näiteks alati kõik need samad testid on käepärast olemas. Me teeme siin Ranchos väga palju kohtumisi ja nii edasi. Ja miks on see, et inimestel võivad olla erinevad probleemid ja ei ole päris niimoodi, et üks test lahendab kõik mured ära. Kui me aga vaatame seda põhiolemust, millega Ziino alustas, siis tegelikult tervisekontseptsiooni aastal 2012 ehk siis rasvhappede test, me oleme täna maailmas juhtiv ettevõte selles valdkonnas, me oleme teinud üle 1,5 miljoni testi ja ka Eestis üle 18 000 testi. Ja kurb tõdemus on see, et enamus inimestel on toitumine paigast ära. Lisaks sellele D-vitamiini test, diabeeti ennetav test ja gut health test, mis on täna kõige innovatiivsem kuivveretest üldse ja üldse võib-olla kõige innovatiivsem soolestiku test, et ma pärast räägin mõne sõnaga sellest siis samamoodi. Aga mis see balance'i või tasakaalu kontseptsiooni olemus on ja
ja mis on võib-olla kõige ägedam, on see, et see kõik oleks usaldusväärne, et Zinzino ei tee teste oma laboris, vaid ta on valinud oma koostööpartneriks ühe maailmas kõige kõrgemalt tunnustatud Vitase labori, mis asub siis tegelikult Oslo teaduspargis ja siin on ära toodud ka siis lihtsalt mõned koostööpartnerid, kes sellel samamoodi siis Vitase laboril on, Harvardi ülikool, Cambridge ja Oxford ja väga palju teisi tuntud ülikoole ja institutsioone üle maailma. Aga mis need probleemid on või miks need, ütleme, tihtilugu ei leia nagu lahendust, on see, et kui toitumine on tasakaalust väljas ja eriti oomega-6 ja 3 rasvhappete tasakaal, mis on asendamatud rasvhapped, mõlemad on vaja, mõlemad on kehale üliolulised ja mõlemad saame ainult läbi toidu, siis mõlemad mängivad väga erilist rolli. Oomega-6 funktsioon on tekitada põletikku ja oomega-3 funktsioon on võtta põletikku maha. Veel mõnikümmend aastat tagasi, kui enamus toitu tuli oma koduaiast, siis inimeste tasakaalud olid seal kuni 3:1, nagu ütleb ka teadus, ehk 3 osa oomega-6, 1 osa oomega-3 ja keha saab põletikega ilusti hakkama. 60-ndatel, kui hakkas toiduainetööstus muutuma, hakkasid ka inimeste veretesti pildid muutuma. Ja täna karm reaalsus on see, et Euroopa keskmine test on 15:1, USA ja väga paljud teised riigid on täna 25:1, näiteks Türgi ja India on täna üle 40 tasakaaluga 1, siis mida see 15 või 25:1 tähendab? See laias laastus tähendab seda, et keskmine inimene sööb 15 kuni 25 korda rohkem poolfabrikaatseid tooteid, mis sisaldavad oomega-6 nii-öelda rasvhappeid, ehk inimesed söövad 15 kuni 25 korda rohkem sellist toitu, mis tekitab kahjuks kehale põletikku. Kuidas see põletik välja näeb? Väga erinevalt. Aga mis on selle põletiku ühine omadus, on see, et kui me kujutame ette, meie keha koosneb 10 triljonitest rakkudest, siis need samad oomega-6 ja 3 mängivad väga olulist rolli, kuidas töötavad meie rakumembraanid. Tihtilugu on nagu see, et inimestel on mingisuguse, on see siis vitamiin, mineraalaine, mingisuguse asja defitsiit. Nad kasutavad erinevaid preparaate, aga näidud ei muutu. Nad ei saagi muutuda, kui keha ei suuda toitaineid, vitamiine, mineraalaineid omastada ja kui ta ei suuda omastada, ta ei lase ka välja jääkained ja hakkabki tervis andma märku. Ta võib tulla vaikselt hiilides, võib-olla kõigepealt on unekvaliteet hakkab kuidagi langema, ei maga enam, ei puhka välja hästi, võib-olla ärritume kergemini, võib-olla hakkavad mingid naha peal mingid lööbed märku andma, liigesed hakkavad naksuma, valutama, hommikuti on raske käima saada, ja nii edasi. Ja lõpuks võib see viia südame-veresoonkonnani, mis kahjuks täna on üks kõige suuremaid terviseprobleeme üleüldse inimkonnas. Kuidas me aga teaksime, mis seisus on meie keha, sest see sihuke hiiliv vaikne alapõletik tegelikult ei ole see, mis nii-öelda annab tulles märku, vaid ta hiilibki tasapisi meile ligi ja näiteks tavameditsiini testid sihukest põletikku üldse ei näitagi, sest kui tavaarsti juurde täna testi tegema, sul on põletik, sellele kaasneb antibiootiline ravi. Eile ma nägin, kuidas Sergei Saadi väga hästi rääkis just sellest alapõletikust, et vaadake, uurige, puurige ise juurde. Täna nagu infot on nii lihtne kätte saada, küsige kas või ChatGPT käest, mis asi see oomega-6 ja 3 on, kas see tasakaal on oluline, kuidas seda testida näiteks ja nii edasi. Ja uskuge mind, need testid viivad teid varem-hiljem sellesama Zinzino nii-öelda see ettevõtteni, sest me oleme täna maailma suurimaid testijaid oomega-6 ja 3 valdkonnas. Mis aga toimub, on see, et kahjuks enamus inimesi on ohutsoonis ja ametlik statistika 1,5 miljoni pealt näitab, et 97% elanikkonnast on täielikult tasakaalust väljas. Ja mis on selle asja võib-olla teeb hästi lihtsaks, on tegelikult täna see, et kõiki neid samu teste on võimalik teha kodus, inimestel on neid mugav tellida, nad teevad ära, kõik on pakendis kaasas, on juhend, kuidas testi teha, on erinevad videos, kuidas testi teha ja nagu näha siin, siis väike sutsakas sõrme otsa, tehakse test ära ja loetud päevade pärast on siis inimesel vastus käes. Siin on minu naise esimene test, tasakaal 21 praktiliselt, rakumembraanid ei tööta ja see on hästi huvitav, et see test näitab ära ka selle, kuidas toitumine mõjutab meie keha siis raku tasemel nagu toimimist, et see oomega-3 mängib väga olulist rolli. Ehk põhimõtteliselt see test näitab, ta on nagu meie sisepildi sihuke nagu diagnostika või peegel, et kas meil on kõik hästi, kas meil on miskit ülekülluses toidus, kas meil on millestki defitsiit, sest kogu selle testi lihtsus peitub just selles, et sa näed täpselt ära, mida sa sööd
ehk ta mõõdab ära siis kõik erinevad nii-öelda rasvhapped, küllastunud rasvad, oomega-9, 6 ja kõige olulisem info siin tabelis on see kõrvalekalde tulp ja see peaks kõik olema ideaalis nullilähedane. Miks ma olen selle testi info siia juurde pannud, et inimesed näeks, kui lihtne tegelikult see test on ja seda testi raportit sa võid lugeda eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, saksa keeles, hispaania keeles, mis keeles sa tahad, neid keeli on seal täna väga palju, et sellest testist aru saada. Kui nüüd inimene vaatab, et miski on kõvasti nullist üle, see tähendab, selle toiduga inimene patustab, ehk seda oleks vaja süüa vähem. Kui miski on miinuses, nagu siin minu näha, üks oomega rasvadest on -82%, ehk siis nii-öelda EPA lühendatult, siis see on kõige olulisem rasv südame-veresoonkonnale. Ja nüüd, et teada, mis ma tegema pean, inimene online testis klikkab selle konkreetse toidugrupi ees oleva plussmärgi peale ja ta viskab ette siis konkreetsed toidud, mida inimene peaks hakkama siis nii-öelda korrigeerima. Ehk et koratidoonhappe oli üleval, järelikult millegiga siit patustab. Kui oomega-3 on suur defitsiidis, on võimalik lugeda, mis on siis oomega-3 nii-öelda rikkad toidud. Ja siin ei ole see testi põhimõte ei ole see, et inimene teeb testi ja see testi ütleb, et inimene peab hakkama 10 Zinzino kvaliteetset tervisetoodet kasutama, absoluutselt mitte, vaid siin on lihtsalt näha, et näiteks oomega-3 allikates siis Zinzino Balance oli on üks neid valikuid, sest see statistika, mis me näeme, on väga karm. Ja järjest rohkem ma näen, kuidas arstid, toitumisterapeudid, holistilised nahaterapeudid, osteopaadid ja nii edasi on hakanud kogu selle kontseptsiooni olemusest nagu aru saama, sest me näeme, et on probleem ja probleemi on vaja lahendada ja küsimus on, et mida teha, sest maailmas täna nagu neid toidulisandeid on meeletult palju, sa võid neid igalt poolt osta, aga väga vähe on ettevõtteid, kes püüavad täna päriselt teha tooteid, mis ka päriselt inimesi aitaks, mitte lihtsalt ei oleks sul mingisugune justkui placebo-efekt, et sa loodad, et ta sind aitab. Et siin on näha siis rida erinevaid teadlaseid, kes on siis Zinzino nii-öelda täna selle tervisekontseptsiooni taga ja neid teadlasi tuleb järjest juurde. Meil on väga paljudel toodetel väga palju erinevaid sertifikaate, tunnustusi, sportlased võivad kasutada GMP, mis on üks kõige kõrgemaid tunnustusi üldse, mis näitab siis toote kvaliteeti ja nii edasi. Kui nüüd aga rääkida sellest, et kuidas siis seda oomega-6-3 defitsiiti ära katta, mis võiks öelda, et on täna maailmas juba selline nagu pandeemiline probleem, siis Skandinaavia teadlased töötasid aastaid tagasi välja balance õli, ehk selle toote nimi ei ole oomega-3 õli, vaid ta on tasakaaluõli. Selles on siis 60% on kalaõli ja 40% on ülikvaliteetne oliiviõli ja oomega-3 vajab enda kõrvale väga tugevat antioksidanti, et ta ei läheks rääsuma ja keha suudaks seda omastada. Ja täna ma usun, et me võime öelda, et me oleme üks vähes ettevõtted maailmas, kes tänu sellele meeletule statistikale oskab öelda, et oomega-3 sa pead kasutama vastavalt vanusele, kaalule ja tegelikult ka elustiilile. Ehk et igale siis elustiili grupile nii-öelda omas koguses. Kui me aastaid tagasi tegime võrdluse, et kui stabiilsed siis on teised oomega-3 brändid, tehti test ja ma olen tihtilugu näinud, kuidas promotakse, et grillõli on super, et see paljude asjade kohta on sellised nagu mingisugused nagu legendid liiguvad, et ta on parem. Aga tegelikkus on ikkagi see, et kui sa hakkad midagi testima, siis sa näed, kui head nad tegelikult on. Ja mis siis karm statistika oli, grillõli osutus kõige lahjemaks, ehk ta läks kõige kiiremini rääsuma, kontsentreeritud oomegad pidasid vastu 9 tundi, tursamaksa õlibaasil oomegad siis 15 tundi ja Zinzino Balance õli pidas siis vastu 35 tundi just tänu sellele, et tal on kõige parem kooslus selles mõttes, et seal on kõrval tugev siis antioksudant. Kui nüüd küsida, kellel seda vaja on, absoluutselt kõigile. Et sellel hetkel, kui laps hakkab muud toitu juurde tarbima, enne seda ta saab läbi ema oma oomega kätte, aga peale lisasöögi nii-öelda tarbimist tasub hakata andma ka lapsele siis seda oomega-3, et aju, immuunsus ja kõik organid, mis kasvavad, saaksid vajalikud toitained kätte ja vanemas eas lihtsalt on teised mured, et kellel on siis südame-veresoonkond, liigesed ja kindlasti aju ka, et meie see vaimne tervis püsiks nagu teravana, sest täna, kui sa nagu kuulad või vaatad lähiringkonnas, siis mul tundub, et mõned inimesed söövad neid tablette nagu nii palju,
ja tundub sihuke tendents, et mida rohkem tablette tarbid, seda kiiremini ka sa nii-öelda dementseks muutud, ehk sa ei saa enam ühel hetkel ei ööd ega mütsi aru nagu, mis toimub, kes on inimesed sinu ümber ja nii edasi, onju. ja filmides ka justkui Netflix või ükskõik, mida sa vaatad, igal pool on, kõik on dementsed, surevad vähki ja nii edasi, onju. et pigem tasub täna nagu igapäevaselt nagu teha 1 või 2 pisiasja enda tervise jaoks ja investeerida see euro või 2, sest tegelikult kvaliteetne toidulisand ei ole midagi muud kui toit ja siin on siis Euroopa Toiduohutusameti väited, mida me võime öelda, et konkreetselt seesama siis see balance õli nagu inimestel siis toetab, ongi siis aju, immuunsus, nii-öelda südame-veresoonkond, nägemine, hambad, lootareng, vererõhud ja nii edasi. ja hiljuti siis siin oli valmis ka teadustöö, kus 10 aasta jooksul testiti peaaegu 600 000 inimest üle maailma, et näha siis, kuidas on nende seisud, erinevad riigid, erinevad vanused, millised olid nende inimeste statistilised tulemused, kes kasutasid juba mingit Omega-3 ja nii edasi. et see on tegelikult, see teadustöö on kõigile kättesaadav ja kõik võivad seda siis puurida täiendavalt juurde. Mis aga on äge, ei ole vahet, kus sa oma seda teekonda alustad, kui sa oled esimese testi teinud, kas su test on sul ta seal, ma ei tea, 10 ühele või 15 ühele või 25 ühele, siis põhimõtteliselt 120 päevaga on võimalik kehale teha juba siuke päris korralik restart. Ja miks 120 päeva, sest 120 päeva on see aeg, kui inimese siis veri on vahetunud ja sellepärast me soovitame ka inimestel teha kordustesti 120 päeva pärast. Kui me vaatame täna näiteks Insino kogemus, siis me võime öelda, et 95% inimesi, kes on teinud kordustesti, on saavutanud ideaalse tulemuse või selle lähedale ehk 3 ühele ja see 1,8 testi tulemus, mis siin näha on, ei ole mingit, ma ei tea, kuskilt kellegi naabrinaise või onu John Ameerikas, see on mu enda naise test ja me tegime selle testi naisele sama päeva hommikul, kui meil sündis siis 3. poeg. Mis oli vahe nüüd näiteks naise testil, see esimene test ja viimane test tema enesetundes? Kui me hakkasime omal ajal tooteid tarbima, mu naisel oli olnud üle 10 aasta päikseallergia, kroonilised põiepõletikud, südamelihaste põletikud. Meie noorim poeg oli sünnist saadik olnud astmaatika, allergik, keskkoorapõletikaga istus haiglas kogu aeg. Ja arstide loogiline seletus oli see, et me elame vanas talumajas ja seetõttu meil võivad olla probleemid ja see väljendus siis tervises nende jaoks väidetavalt. Fakt aga tegelikult oli see, et kui me omal ajal hakkasime Insino Balance'i kasutama, mul naine ja laps said tervised korda poole aastaga ja see oli see, mis tekitas minus nagu selle kire ja passioni selle toote vastu ja miks ma olen valmis seda täna absoluutselt igale inimesele soovitama. Küsimus lihtsalt, kas inimesel on seda teadlikkust või julgust piisavalt, et ise ka nagu enda pere peal seda siis testida. Ja seesama test, mis on 1,8 ühele, on tehtud sama päeva hommikul, kui meil sündis 3. poeg, meil oli kodusünnitus ja tegime naisele hommikul testi ja test oli ideaalne ja 3. lapse tervist ei anna 2 esimese lapse tervisega võrrelda. Ta on tervem, ta ei puudu lasteaias, see, kuidas ta õpib uusi asju, no põhimõtteliselt ta niimoodi, ta räägib inglise keeles kõik jutud ära, et see minu jaoks on täiesti müstika, et ma ei tea, kas siis tõesti need multikad, kus ta õpib seda ja mitte lihtsalt ta ei räägi mingeid üksikuid sõnu, vaid ta paneb laused ära, kõik see hääldus ja mõtlen, et mu täna, ta ei ole 5-aastanegi, mu laps räägib täna ütleme siis laias laastus 5, jaanuaris saab 5, mu 5-aastane laps räägib täna kindlasti paremat inglise keelt kui mina omal ajal 5. klassis. Et seda on nagu äge näha, et kuidas ta võtab kogu seda infot nagu nii-öelda omaks. Aga kui siit edasi minna, siis ega ilmselgelt ei ole päris niimoodi, et üks toode ja see lahendab kõik maailma mured, aga see Omega-6-3 tasakaal on selles mõttes kõige kriitilisem, sest esiteks ta võtab põletikku maha, teiseks ta paneb rakumembraanid tööle ja sealt edasi on lihtsam hakata siis üles laduma oma tervist, toitumist, sest keha hakkab paremini toitaineid omastama ja nii edasi. Ja see gut health test on nagu eriti äge asi. Ehk et kui tavaline nii-öelda hästi lihtsalt öeldes, nagu mina on asjast aru saan, ma tegin endale perele ka testid ära, me ootame täna neid testi tulemusi, siis tavaline test, mis täna tehakse piltlikult öeldes number 2 purki ja laborisse, siis ma olen kuulnud ka siukseid huvitavaid versioone, et tehakse see samamoodi paberi peale ja siis tehakse foto ja foto põhjal analüüsitakse, mis sul seal toimub, mis on minu jaoks nagu täiesti müstika. Ja mõlemad testid maksavad kordades rohkem raha kui Insino test. Ehk et nii nagu mina on aru saanud tänaseks, Rooja test näitab ära täpselt, mis sul põhimõtteliselt soolestikus toimub, mis on bakterid, kes sul piltlikul öeldes elavad seal,
siis Cinzino balance test näitab seda või see gut health test, kus ta mul on siin, see gut health test näitab selle ära, need elanikud, kes sul on, kuidas nad su tervist mõjutavad ehk kuidas on sinu ajutöö, kuidas on sinu emotsioonid, kuidas on sinu seedimine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja hiljuti ma vaatasin ühte väga põnevat filmi, soovitan kõigil vaadata. Äge film on Netflixis, äkki oli Health Hack ja The Secret of Your Gut. Vaadake ja kui ma seda filmi nagu vaatasin, mul tekkis nagu sihuke ahastus, et mida on inimesed valmis tegema selleks, et oma see mikrobioom nagu tööle saada, ehk saada need häid bakterid. Me saame ainult häid bakterid ja ka halbu bakterid kahjuks läbi toidu. Ja kui see toit on täna nii töödeldud, pritsitud, jumal teab millega, siis ta kahjuks meie seda nagu soolestikku ei toeta nii hästi. Ja näiteks seal filmis oli niimoodi, et võib-olla ikkagi räägin ära, see on pull värk. Ühesõnaga, number 2 läks purki, purk läks külmkappi. Ma ei mäleta täpselt, kaua ta seal oli, ühel hetkel võeti välja, pandi blenderisse. Ja siis see blenderist tehti ta nii-öelda söögiks ja siis süstlaga tõmmati välja ja pandi kapslitesse ja siis see naisterahvas sõi seda sisse, et saada see mikrobioom nagu paika. Et kui ma mõtlen nagu Cinzino selle health protokolli peale, siis need teadlased on teinud imelist tööd, et kui sa tahad, et sul aju töötaks, põletikku ei oleks, rakud saaks toitu, balance õli, põletikud maha, rakud tööle. Et toetada mikrobiomi, seesama lihtne sinobiootik, siin on sihuke valge pulber on kopsikuga, võtad päevas 2 kopsikut, paned ta pudru sisse, paned ta joogi sisse, sa jood või sööd ta sisse, mitte ei pea minema oma elukaaslase või kellegi teise nagu staffi sööma, et oma nii-öelda mikrobiomi toita. Et minu jaoks oli see täis müstika. Heidi, ma korra segan vahele. Palun ütle, mis selle filmi nimi oli uuesti? Esimene äkki, ma ütlen sulle kohe täpselt. Igatahes, kui sa paned otsingusse... Kirjuta meile kommentaaridesse, sest et väga paljud. The Secret of the Gut oli ta kindlasti. Ja ees oli ka veel midagi, ma kohe ütlen, mul on ta siin kuskil olemas. Et see oli, ja panin lingi just sinna chati meile. Jah, Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Ja kuni selle hetkeni tegelikult on ta väga hea informatiivne film, kus ta räägibki sellest, kuidas toitumine mõjutab meie ajutöö. Kõik oli tipp-topp selles filmis, kuni selle hetkeni, mis siis oli selle nagu filmi ideoloogia mõte, et kuidas siis soolestikku toetada. Et kui ma täna mõtlen, kas ma lähen sööma oma elukaaslase nagu midagi number 2 või ma võtan 2 need asja, maksan piltlikus 2 või 3 euri päevas, mul ei ole küsimust ka nagu mida teha. Ja kui ma ei söö igapäevaselt, ütleme seal igast imepuuvilju, juurikaid, seemneid, siis Extend on ideaalne alternatiiv, kus on täna ligi 40 erinevat komponenti, mida meie keha vajab. Me saame need asjad ka kõik loodusest kätte, aga kas meil on teadlikkust, võimalusi igapäevaselt süüa 9 kilogrammi erinevaid puujuurvilju ja seemneid? Vaevalt. Et selle Extendi kohta on ka meil kodulehel on väga palju infot, minge palun vaadake. Ja kõik info on kõigile kättesaadav. Kui nüüd rääkida lastest, siis kahjuks täna on 3 kategooriat inimesi, kelle veretestid on vaieldamatult kõige halvemad. Need on lapsed, need on taimetoitlased ja need on sportlased. Ja Cinzino on panustama hakanud ka järjest rohkem laste tervisele. On siis nii-öelda balance õli, tehti siis ka siuke nii-öelda tutti-frutti maitseline. Minu lastel, ütlen ausalt, pole mingit vahet, millist õli nad võtavad. Aga on lapsi, kelle see tutti-frutti maitse meeldib. Aga mis on äge? Lastele loodud see Multify vitamiinide mineraalainete kombo on super hea ja minu laps näiteks iga päev ise käib ja võtab ja tema nimetab seda vitamiinikommiks, ta lihtsalt krõbistab selle sisse ja ma ütlen tõesti, lapse tervis on nagu hea. Ja Cinzinol on ka kõik siuksed erinevad landing page'id, kus on võimalik minna, uurida, puurida koostisi, kuidas tarbida, mis on siuksed kõige enim nagu küsimused, mis on inimestel tekkinud ja nii edasi, et seal on väga palju infot on tegelikult kodulehel kõigile kättesaadav. Siin on mõned toote tagasiside pildid, mida ma olen aeg-ajalt jaganud ja siin vasakul on mu naine, paremal on mu vend ja naisele niimoodi pärast teist lapse sündi enam ei saanud kuidagi kaalu alla ja hakkas siis kasutama seda sama sinobiootikut lisaks ja on üks lean shake on veel. Et kes on nagu kaaluga pahuksis, soovitan lisaks õlile võtta juurde ka sinobiotikut, lean shake. Lean shake on toidukorra asendaja. Ja need, kes praegu näevad seda esimest korda, et mis te arvate, mis on seal mu naise esimese ja alumise pildi ajaline vahe? Võite lihtsalt enda jaoks mõelda 3 sekundit. Pool aastat. 2,5 kuud.
ehk et see, kui tal soolestik hakkas tööle, ehk nüüd on see, et see ei ole, kui sa neid lihaseid kõiki asju vaadata, see ei tule üleöö. Me oleme naine põhiliselt on tallis müttanud, meil selleks hetkeks oli üle 10 aasta, 15 aastat, ehk ta võis sõita pikki suusamaratone maha, aga need kaalu alla ei saanud. Kas sa sööd või sööd, trenni teed või tee, ehk et see soolestik on nagu A ja O. Ehk et 10 kilo. Ma katkestan korraks, ma tahaks küsida, mitu grammi seda sinobiootikumi peab võtma? Meie oleme võtnud 2, et siin on 2 kuipi nagu. Jah. Aitäh. Palun edaspidi kõik küsimused chati seal küsida. Jah. Kõrval on mu vend, vennas on mul siis samamoodi kaalu langetanud ja mis hetkel mul vennas otsustas hakata siis tooteid kasutama peale seda, kui tal korraks süda jäi seisma. Ja see tekitas temas sükse nagu, võiks öelda nagu päriselt nagu hirmu, et kui teda ei peaks ühel hetkel olema, mis lapsest saab ja nii edasi, me tegime vennale testi, venna test oli samamoodi üle 25-1 ja tal tekkisid selle nii-öelda südames igasugused jamad, küll tekkisid lennuhirmud, paanikahood, kõrgushirmud ja nii edasi. Et tegelikult on väga palju asju, mida me ei suudagi nagu väga hästi kontrollida, ehk me peame pigem nagu keskenduma sellele, et neid probleeme ennetada. Ja nii nagu mul naine on siuke, all in, kui ta midagi teeb, kõik või mitte midagi, siis oli niimoodi, et kui ta selle 2,5 kuuga sai siukse nagu korraliku muutuse, siis sealt tekkis tal see kirg või passion tegelikult minna edasi, hakkas ka trenni tegema ja jõudis ka bikiini fitnessi meistrivõistluste lavalt. Ta on mitte kunagi mitte midagi sellist teinud ja selle algpildi ja selle võistluspildi vahe oli kõigest, ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see oli 6 kuud või 7 kuud, aga laias laastus pool aastat. Ehk et see näitab nagu seda, et kui sa oled valmis tegema teatud muutuseid ja sul on olemas distsipliin, sa võid saavutada meeletuid muutuseid oma tervisega ja kõige muuga samamoodi. Või siin üks mu sõber, kellel oli nii hullud nahaprobleemid, lõid ühel hetkel välja, et mitte miski muu enam ei aitanud, kui otsustas ühendust võtta, hakkas ka erinevaid meie tooteid kasutama, kes tahab pärast teada, kirjutage eraldi, võin teile vastata, mis ta tegi. Aga siin on näha mehe muutus 7 kuuga ja see on ilma ravimiteta. See on puhtalt toitumine ja võin öelda 3 lihtsalt Sensino toodet. Et see näitab nagu seda, et võib-olla, miks ma neid pilte olen pannud, et ma võin nagu rääkida ja ma olen käinud igast tervisseminare tegemas ja on inimesi ka, kes on seda pilti näinud seal esinemise ajal ja pärast on minu juurde, ütled, et siuksed asjad pole võimalikud ja ma küsin, miks te arvate nii? Ma olen 40 aastat psoriaatikanud. Mul on pooled liigesed välja vahetatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tegelikult on võimalik, õigeid asju tuleb lihtsalt teha, aga me ei tea, mis need õiged asjad on, kui testitakse ja mõõdetakse vale näitajaid piltlikult öeldes. Et see kõlab nagu julmalt, aga nii see on. Või meie ühe väga ägeda koostööpartneri Kaia Kardma klientide tagasiside samamoodi enamus juhtudel siis õli ja sinobiootik, et see on nagu uskumatu, kui palju rolli mängib nagu soolestik. Et kui ma kunagi nagu sain täieliku heas mõttes nagu kiki selle õliga, siis see täna on vaieldamatult teine lemmik, sest ma näen nagu seda, kui kiiresti see annab efekti just kiiresti, sest vaata, inimesed on hästi kummalised, kõik tahavad hästi kiiresti saada tulemust, aga õli võtab aega. Et kui meil see verevahetus on 4 kuud, siis me alati soovitame miinimumkuuri teha läbi õliga 8 kuud ja siis peale esimest verevahetust teha ka kordustest. Siin on näha siis ka rida teisi tooteid, ma ei hakka nendel täna väga pikalt peatuma, aga põhimõtteliselt on siis testid, balance, immuunsus ja seedimine ja samamoodi siis ülikvaliteetsed näohooldussari, kollageen, mis on vaieldamatult samamoodi rahva lemmik ja erinevad siis tooted, mis toetavad ka sportlasi, meie närvisüsteemi, immuunsust üleüldiselt ja nii edasi. Ja mis on nagu eriti äge, need inimesed, kellel on kliendina konto, on see siis teie jaoks teie keegi lähedane pereliige, on see teie naabrinaine, mõni hea sõber, et kui teie tuttaval on nagu tootega hea kogemus, siis reeglina inimesed jagavad alati head kogemust. Ja Sensino on valmis kõiki neid kliente premeerima siis tasuta tootega igakuiselt, kui nende soovitatud kliendid kasutavad toodet. Ehk lihtne põhimõte. Kui sa ise kasutad seda toodet ja soovitad 4 lähedasele inimesele samaväärset toodet, ta ei pea olema ilmtingimata sama toode, ta võib olla hoopis näiteks seal viiva, et magada paremini või õli, ehk et kui sul on 4 soovitatud klienti, kes kasutavad analoogset toodet nagu sina, siis sa saad oma toote tasuta. Ja sa võid oma toote saada ka 10 toodet tasuta, kui sa oled soovitanud rohkematel inimestel kliendina toodet.
Ehk klient ei teeni kunagi raha, aga kliendil on võimalik saada tooteid tasuta. Need inimesed, kes on siuksed, ütleme, võib-olla ettevõtja mindsetiga, otsivad täna võimalust, kuidas oma, ütleme, lisaks sellele tooteid tasuta saada, ka näiteks teenida lisatulu, siis Zinzino pakub ka frantsiisipõhist äri koostöövõimalust. Ehk täna on võimalik neid tooteid tegelikult nii klientidel kui partneritel siis turustada 100 riiki üle maailma. Ehk see tähendab seda näiteks, kui teie ema klient on Eestis, aga tal elab näiteks poeg Soomes, siis see ema võib ka selle Soomes oleva poja nii-öelda kliendiks regada. Ja meie partnerite vahe on see, et lisaks sellele, et me saame oma tooted tasuta, partneritele makstakse ka raha. Ja ma käin ka hästi põgusalt üle, mida see koostöö pool nagu pakub. Ja miks see koostöö tundus mulle eriti atraktiivne? Traditsioonilist äri me reeglina pusime üksinda. Meil on suured investeeringud, me oleme valmis 24/7 töötama ja seda 27 aastat, kui vaja. Ja inimestel ei ole nagu siukest nagu, võiks öelda seda, et kui sa justkui ehitad justkui oma beebit nii-öelda businessi mõttes ja siis sa lähed nagu sinna all in, siis tegelikult otsemüük on täna võib-olla siuke kõige lihtsam ärikontseptsioon üldse, kus sisuliselt sa ei investeerigi midagi, välja arvatud aeg, ja sul on võimalik üles ehitada meeletult suur äriline impeerium sõna otseses mõttes. Sest täna Zinzino on olnud turul 20 aastat, sellest viimased üle 10 aasta on ta Rootsi kõigi aegade üks kõige edukaimaid aktsiabörsi ettevõtteid. Kõigil inimestel, kel on soovi, soovitan, vaadake, lugege, uurige, puurige ja kui te investeerite, siis kindlasti Zinzino võiks olla selline bränd, mis on hea omada oma portfellis. Olen ise sinna palju investeerinud, on mul tuttavaid, kes on investeerinud ja need tulemused on tõesti fenomenaalsed. Ja see, kui me mõtleme, kus on Zinzino täna ja kus on ta järgmise 50 ja 20 aasta pärast, siis see on, ma usun, siuke asi, mida täna raske ette kujutles. Kui mina omal ajal Zinzinoga alustasin, oli avatud 7 riiki ja ainult Skandinaavia Baltikum. Täna on ettevõttel üle maailma kontorid, ettevõttel on ülemaailmsed müügidirektorid. Ehk näiteks, kui te täna elate Hispaanias ja teil on vaja Hispaanias aidata kellelgi kohtumine läbi viia. Toome näiteks keegi arst. Ja toome hüpoteetilist näiteks, mina näiteks ei oska rääkida hispaania keelt, aga meil on olemas Hispaania müügidirektor, kes saab aidata neid kohtumisi läbi viia. Ehk et ettevõttel on väga siuke tugev support ja siin on all on näha ka siis Zinzino asutajad Örjan Hildesääle, ääretult siuksed karismaatilised maailmas väga kõrgelt hinnatud siis liidrid, kes siis on Norra abielupaar ja 20 aastat tagasi nad selle ettevõtte siis lõid, et luua inimestele võimalus parema tervise nii-öelda hüvanguks ja luua inimestele võimalus ehitada businessid põhimõtteliselt kodust lahkumata. Sa võid ka täna ehitada Zinzinot läbi online'i tegelikult kõikjal maailmas ja järjest rohkem on näha, kuidas ettevõtted kolivadki tegelikult online. Ehk see siuke affiliate marketing nagu on väga kiired populaarsust kogumas ja seda näitavad ka tegelikult Zinzino käibenumbrid, et kui mina omal ajal alustasin 2011 oli ettevõtte käive 10 miljonit eurot aastas, siis eelmine aasta oli see peaaegu 200 miljonit, sellel aastal läheneb ta juba 300 miljonile. Ehk piltlikult öeldes võib öelda, et Zinzino teeb täna ühes nädalas peaaegu sama palju müüki kui vanasti terve aastaga. Ja kui me läheme siit edasi, ettevõte täna töötab 100 riigis ja see siuke testi teaduspõhine toitumine on kasvav trend ja kui me vaatame nagu nii-öelda kogu selle valdkonna käibenumbreid, siis aasta-aastalt see kasvab meeletult kiiresti, siis näiteks toidulisandite ülemaailmne turg on täna palju suurem äri kui filmitööstus, muusikatööstus, enamus teadlikke inimesi kasutab mingit toidulisandit. Nüüd küsimus on, kus nad seda ostavad. On see siis internet, on see sõbrasoovitus, on see telefonimüük, on see apteek, on see, ma ei tea, näiteks supermarket isegi ja nii edasi, siis mida me näeme? Ka maailma terviseorganisatsioon ütleb, et üle 6 miljardi inimesel, see on ametlik statistika, on meeletu omega-3 defitsiit. Ja kui me vaatame täna Zinzino 1,5 miljoni testi statistikat, siis me näeme selgelt, et järjest rohkem inimesi tahab teada, kas see toode või bränd, mida nad täna kasutavad, kas see tegelikult ka töötab. Ja ma võin täna öelda, kahjuks enamus ettevõtted räägivad ilusat juttu, mida üks või teine koostisosa peaks tegema, aga testid on väga kehvad. 97% inimesi on suures defitsiidis sõltumata sellest, kas nad kasutavad omega-3 või ei kasuta ja omega-3 on maailmas üks kõige enim tarbitud toidulisandid üldse.
See vastu, kui me vaatame täna Zinzino statistikat ja see test ei ole meie ettevõtte välja mõeldud test, sedasama rasvhapete testi võiks kasutada absoluutselt iga bränd maailmas. Küsimus on, miks nad seda ei tee? Miks sellest üldse ei räägita? Ja probleem on tegelikult selles, et täna Eestis puudub tehnoloogia näiteks teha selliseid teste. Ainuke, kes teeb täna Eestis analoogseid teste on Synlab, ka nemad saadavad oma testid Saksamaale. Kuna nemad teevad seda teisel nii-öelda tehnoloogia baasil, siis kahjuks sealt ei tule nii palju informatsiooni kui Zinzinol, aga ja toitumissoovitusi ka sealt kahjuks ei tule ja test on ka kallim. Aga see on hea näitaja, et teevad teised, et see ei ole nagu see, et Zinzino tuli mingi ideega välja. Teised teevad ka, küsimus on jällegi, mida nad lihtsalt siis mõõdavad. Ja fakt on see, et omega-6 ja 3 tasakaal on tegelikult üks kõige olulisemaid tervisenäitajaid, millest enamus inimesed pole isegi kuulnud midagi, rääkimata sellest, et nad teaksid, mis on nende numbrid. Et ma soovitan kõik, kes on täna külalised, uurige seda ise ka, kes on näiteks ChatGPT kasutajad, küsige, kas see on oluline, kas peaks ennast testima ja nii edasi. Ja ma usun, et need vastused, mis sealt tulevad, kinnitavad seda, mis ma täna rääkinud olen. Kui me räägime nüüd Zinzinost, siis koostööst või sellest nii-öelda, mida Zinzino pakub, siis tegemist on väga analoogse kontseptsiooniga, nagu väga paljud teised suured maailma brändid on täna üles ehitanud. Näiteks on siis Uber, Bolt, kus sa saad siis oma autoga pakkuda sõiduteenust või siis me näeme igal pool neid Bolti vendasid, kes veavad toitu laiali, või Amazon, kus sa saad siis täna oma tooteid turustada või Booking Airbnb, kus sa saad oma kinnisvara rentida. Ja näiteks meie oleme Airbnb-ga tänaseks teinud koostööd, siis ma isegi enam ei mäleta, kas mingi 7 või 8 aastat. Ehk ma ei näe nagu seda, et ma peaksin püüdma hakata ise mingisugust nagu platvormi üles ehitama oma nii-öelda äriidee jaoks, sest ma arvan, täna ükskõik millise kõige lihtsama kodulehe tegemine maksab juba 1000 eurosid, kui ta on kuidagi seotud nii-öelda online kaubandusega ja ülemaailmast logistika ja nii edasi. Zinzino puhul on valmis töötatud unikaalne toodete kontseptsioon, testi teaduspõhine, logistika üle maailma, kliendipartneri tugi täna, ma isegi ei mäleta palju neid keeli, aga äkki mingi 30 keelt. Ja need samad inimesed, kes on otsustanud Zinzinoga koostööd teha, Zinzino ärifrantsiis põhimõtteliselt on kõigile tasuta, aga et saada toote kogemust, on mõistlik valida üks nende stardikittidest, sest see annab ka lisatäiendavaid boonusvõimalusi inimestele, kes koostööd alustavad. Kõige odavam Zinzino ärifrantsiis maksab 319 eurot, Siuke 2 keskmist kitti on suurusjärgis kas siis 600 eurot või 800 eurot ja on siis siuke kampaania nagu Ultimate Partner kitid on üle 1000 euro ja selles kõige suuremas kitis on siis tegelikult tooteid üle 3000 euro väärtuses. Ainuüksi 10 veretesti hind on rohkem väärt kui selle stardikiti hind. Komplekte saavad inimesed ise valida vastavalt sellele, milliseid tooteid nad rohkem tahavad. Siin on lihtsalt 3 varianti välja toodud, aga põhimõte on see, kas on 1 test, 3 testi või 10 testi. Ja Ultimate Kitiga on hetkel käimas veel selline kampaania, et kõik partnerid, kes praegu selle kiti võtavad ja teevad aasta ajaga ära 25 tootemüüki, on võimalik neil saada kogu oma investeeringusumma tagasi, ehk siis 25 klienti ja teiseks me saame ka ise partnerina igakuiselt osta ühe siis balance toote, on see siis tavaõli, on see kapslid, on see premiumõli. Meile tuleb iga 4 kuuga üks veretest, kas siis endale, perele, müügiks või kellelegi tegemiseks, pluss see partneri tellimus annab meile juurde pääsuga koolitusplatvormile, kus on tegelikult üle 1500 erineva audio, videokoolituse teadlased, ettevõtte omanikud, müük, kõik, mis puudutab, kuidas tegeleda vastuväidetega, ehk siuke väga võimas koolitusplatvorm. Ja nii nagu kliendid võivad saada oma tooteid tasuta läbi soovituse, ka meie partnerina. Kui meil on partnerina 4-10 klienti, kes tarbivad stabiilset toodet, siis meie enda partneri selle koolitusplatvormi igakuised õli ja testi eest midagi maksma ei pea. Ja see kõik on hästi lihtsalt back office'is jälgitav, mida me peame partnerina tegema, et meie oma nii-öelda siis businessi kulu oleks 0. Kui ma täna võrdlen oma näiteks hobusetalli kulusid või ma võrdlen oma selle rancho rendimajade kulusid, kas või see suur maja, kus ma täna olen peamaja, mida me rendime välja ja nii edasi, siis Zinzino ärikulu on 79 eurot, kui me oleme väga laisad ja meil oli ühtegi klienti, siis on see 79 euri. Kui meil on aga vähemalt 4-10 klienti, siis meie oma ärikulu on 0 ja iga müük, mida siis müügiesindaja teeb või koostööpartner Zinzinos teeb, ta teenib reaalset raha. Alguses teenib partner iga müügi pealt 10%,
kui ta jõuab 25 nii-öelda tootemüügini, ta teenib juba 20% iga uue kliendi pealt, pluss tal tekib 100 eurot passiivne tulu, pluss partner saab ka veel 100 eurost tasuta tooteid. Kui nüüd see kliendibaas kasvab ja inimene jõuab näiteks juba 100 tootemüügini kuus, ta hakkab teenima iga uue müügi pealt 30%, pluss siis erinevate boonustega kombineeritult ta teenib keskeltläbi üle 1000 euro kuus. Ja kui ta jõuab 200 kliendini kuus, samamoodi 30% jääb püsima, 600 euro võrra kasvab siis tema nii-öelda see passiivne tulu ja kui inimene hoiab 4 kuul oma 200 kliendi käivet aktiivsena, võidab ta siis ka ettevõtte nii-öelda järgmise siis boonusreisi, sellest ma räägin pärast natukene pikemalt. Ja iga lisa 100 klienti, mida siis müügiesindaja esindab, näiteks 300, 400, 500, siis iga lisa 100 klienti lisab siis 500 eurot passiivset tulu siis juurde. Ja täna on inimesi Eestis, kellel on 100, 200 rohkem kliente küll ja need inimesed on siin samas ka liinil praegu. Kui nüüd aga inimesel on ambitsioonikust rohkem ja ta pigem on selline nagu tiimi inimene, et ta ei taha üksinda pusida, vaid tahab teha seda meeskonnas, siis on võimalik samamoodi ka oma meeskonda ise ehitada, kaasata sinna partnereid ja kui nüüd näiteks partner alustab ja kaasab oma tiimi 2 partnerit selle sama 10 testise kitiga, nagu vasakul on pildi peal näha, ja teeb 4 tootemüüki. Võib-olla keegi tahab seal õli, keegi tahab soolestiku eest kontonda, keegi tahab seal näiteks kollageeni, keegi tahab D-vitamiini. Kui partner teeb siis näiteks 2 kuu jooksul 2 partnerit ja 4 klienti või ta teeb seda 2 nädala jooksul, vahet ei ole, siis on inimene teeninud juba laias laastus circa 600 euri. Ja see on kogu kontseptsiooni olemus, mida kopeerida edasi. Kui sina teed 2+4 ära, aita omal 2 partneril teha see 2+4. Ehk et nemad teevad oma 4 klienti ja 2 partnerit ja kui sa ise jõuad 10 kliendini ja sa teed selle ülemise pildi, mis sa siin need ära 4 kuuga, siis ettevõte premeerib sind suurusjärgus 2500 euroga. Hetkel sellel kuul on käimas väga suured ja väga vinged kampaaniad. Nii partneritele, kui on varsti tulemas ka klientidele. Sest alati viimased 4-5 aastat on siinol olnud novembrikuu kõigi aegade kõige edukam kuu. Me kõik teame, et on tulemas Black Friday'd ja nii edasi. Ehk need inimesed, kes on täna võib-olla külalisena kuulamas, on praegu väga hea aeg alustada, te saate oma tooted kätte, te saate omal testid ära teha ja kui tuleb Black Friday kampaania, see inimene, kes teid liinile kutsus, küsige, mis see tavaliselt on. Teil on pärast 2 korda lihtsam teha müüki. Ehk et mina nagu ei ootaks ja ei venitaks seda nii-öelda alustamist edasi, kui teil huvi on olemas. Aga tulles tagasi partneri kampaaniate juurde, see, mis te näete, et kui nüüd näiteks ütleme, et te täna alustate või te alustasite eelmine kuu, aga te ei ole jõudnud veel kliente partnerit teha. Kui te ise partnerina teete ära oma 10 tootemüüki, see ei ole 10 inimest, vaid see võib olla 5 klienti 2 tootega. Ehk teil on 10 tootemüüki tehtud, te kaasasite oma meeskonda 2 ägedat sõpra, te aitasite neil teha 4 klienti, et nad saaksid oma toote järgmine kuu tasuta ja aitate nendel ka kummagil kaasata meeskonda 2 partnerit selle sama 10 testise kitiga, siis sellel kuul te võite teenida ka üle 3500 euro. Ehk 1000 eurot laias laastus rohkem nendele, kel on ambitsioonikust ja soovi businessit ehitada. Ehk see 2+4 on tegelikult kogu kontseptsiooni olemus. Ja kui siit nüüd meeskonda edasi ehitada, see 2+4 ja mõned kliendid juurde, ütleme, kui teil on 10 klienti ja 2 partnerit, olete te silver tasemel ja need inimesed, kes on silver taseme ära teinud, kui sa aitad 4 tiimiliikmel teha sama, oled sa ise executive, teenid 800 eurot kuus, ka sellel kuul on executive'idel siis topeltboonused võrreldes sellega, mis neil muidu on. Ja kui sa aitad omal 4 tiimiliikmel jõuda executive'iks, ehk sul on 4 tiimi inimest, kes teenivad umbes 800 kuni siis 1000 eurot kuus, siis sa ise jõuad teemantiks ja teemant teenib 4000 eurot kuus. See võib olla natuke rohkem, see võib olla natuke vähem ja niimoodi ta kogu aeg läheb edasi. Ehk põhimõtteliselt kõik, mis sa ise ära teed, aita oma inimestel teha sama. Et kõige olulisem kogu selle kontseptsiooni juures on see, et võtta nagu vastutus, et ta ei oleks lihtsalt see, et me toome kellegi äris, siis nad jäävad nagu ripakile, vaid tehagi kogu aeg koos kohtumisi. Ehk see peab olema selline nagu teamwork, et mõlemad, nii siis see sponsor, kuus partner on huvitatud edasi kasvama. Ja kui sa oled jõudnud ise 4000 euroni, jälle sama, aita 4 inimesel teha sama, jõuad ise krooniks ja kroonina teenid see 12 000 eurot kuus. Siin tavaliselt kipub inimestel juba nii-öelda see usk otsa saama.
Mis on äge on Cinzinos on see, et kuna tegemist on rahvusvahelise nii-öelda ettevõttega, siis sa kogu aeg online'is back office'is näed erinevaid uusi inimesi, kes teevad ägedaid uusi tasemeid, alates silverist, kullast, executive'ist ja nii edasi. Täna meil on, ma ei tea, kas meil on täna 4. november on vist teine. Eile ma nägin, 3 päevaga oli üks ameeriklanna jõudnud juba krooni tasemele. See ei tähenda seda, et ta 3 päeva tagasi alustas äri, ei, ta nähtavasti on juba suured meeskonnad ehitanud, aga 3 päevaga on põmm hittinud juba uue taseme. Ja täna Cinzinos on inimesi, kes on ambassadorist, presidendist ja kõrgemal, on peaaegu 100 inimest. Ehk et kui te mõtlete, kas on võimalik edu saavutada, absoluutselt, ja edu on võimalik saavutada igal inimesel. Kuidas inimesed tööd teevad, igaüks saab panna plaani täpselt nii paika, nagu ta soovib, te võite käia sõbrannaga üks-ühele kohvikus istumas, te võite teha kodupaartisid, mida meie oleme üle Eesti igal pool teinud, samamoodi meil on väga ägedaid toitumisterapeute, holistilisi nahaterapeute, kellega me teeme erinevaid siis loenguid, konverentse või siin all keskel näiteks Helen Lasniga tegime Tartus väga ägeda tervisseminari ja samamoodi siin all paremal nurgas on näha siis Kilgirantsu, kus me teeme Tartus meie rantsus siis Tartumaal iga nädal Cinzino nii-öelda neid õhtuid, neljapäeval jälle tulemas. Samamoodi, ma ei tea, kas siit on näha, et seal on toodete laud on püsti, kõik, kes tulevad, saavad tooteid vaadata, maitsta ja soovi korral siis ka kohe testi teha, kes siia tulevad. Ehk et see, kuidas ehitada, on täna lihtsam kui kunagi varem või näiteks eile ja täna kohtumised läbi online'i Prantsusmaale, Hispaaniasse. Ehk et siin ei ole nagu piir ees, et täna nagu ehitada Cinzinot on lihtsam kui kunagi varem. Võiks öelda, et 3 asja laias laastus on olnud. Sul peab olema väga suur eesmärk või unistus, et sa oled valmis seda ekstra pingutust sisse panema on üks asi. Teine asi, sul peaks olema telefon. Telefon võiks olla, sest muidu on väga raske läbi interneti online'i neid kohtumisi läbi viia ja kliente registreerida. Ehk telefon või arvuti, internet ja loomulikult suur soov midagi teha. Ehk et täna on võimalik Cinzinot ehitada lihtsamalt kui kunagi varem. Meil on ka korra kvartalis, on alati siukse suurem konverents, soovitan kõigil panna kuupäev endal kirja 6. detsember, toimub järgmine siis suurem siuke konverents Tartus, Liidia hotellis, kohale tuleb ka siis Põhjamaade Eesti müügijuht peakontori poole pealt Lars Dahlberg, ülimalt kihvt mees, olen temaga teinud kohtumisi ka Ameerikas ja nii edasi, et au on teda siis jälle nii-öelda Eestisse siia saada, meile rääkima, esinema. Ja nii nagu ma ütlesin, kogu aeg on käimas ägedad kampaaniad ja praegu siis novembrikuus algas Cinzino mõistes uus aasta, sest oktoobrikuuga läksid siis eelmise aasta nii-öelda reisikampaaniad enamus inimeste jaoks lukku, välja arvatud need siis, kellel on võimalik läbi 200 kliendi veel kvalifitseerida reisile. Aga kõigi teiste jaoks algas uus kvalifikatsiooniperiood ehk siis järgmise aasta oktoobrini. Kõik inimesed, kes siis teevad ära kas direktor taseme, 200 kliendipunkti teatud kuude arvul või koguvad siis 200 punkti kokku, saavad järgmisel aasta lõpuks siis kvalifitseeruda nii-öelda järgmisele direktortripile, mis siis toimub Tenerifele Hard Rocki hotellis ja ma võin öelda, et ise oleme käinud siin paljude Eesti liidritega nende reisil aastast 2013 ja need on alati aasta kõige kihvtimad reisid. Kui nüüd rääkida sellest, mida Cinzino on teinud ja kuhu ta liigub, selle aasta eesmärk on jõuda 1 miljoni kliendini, järgmine aasta, või mitte järgmine, aastast 2035 20 miljonit, sealt edasi 100 miljonit. Ja ma usun, et nad teevad selle ära ka, sest kui me näeme seda tendentsi praegu, kuidas see kasvab, et meil läks omal ajal aega aastaid, et jõuda 50 000 testini selle rasvhapete testiga, siis tänaseks on juba müüdud üle 50 000 soolestiku testi laias laastus 2 või 3 nädalaga. Ehk et see, kui Cinzino kasvab, ta kasvab eksponentsiaalselt. Täpselt samamoodi on meil Eestis väga konkreetsed eesmärgid selle aasta lõpuks jõuda 5000 nii-öelda toote tarbijani, järgmise aasta lõpuks 8000 ja siit ainult siis edasi. Sest me näeme seda, et inimesed nagu järjest paremini võtavad toodet omaks. Väga selgelt on näha nagu seda, et järjest rohkem on ka tegelikult neid inimesi, kes on nagu koostööst huvitatud, sest kui me võtame selle nii-öelda traditsioonilise siis süsteemi, ehk me käime nagu tööl päevast päeva, aastast aastasse, niimoodi 50 aastat, ta on jah, mõnes mõttes on siuke nagu justkui hea ja turvaline, et sa ei pea väga mõtlema, sa hommikul lähed, õhtul tuled, aga küsimus on selles, et kas sa tahad niimoodi teha 40 tundi nädalas, kes on nooremad seal 50 aastat, teised saavad ise arvutada, kui palju on aega jäänud pensionini, aga fakt on see, et palganumber väga palju ei tõuse
ja ma arvan, viimase 2-3 aasta jooksul on kindlasti elu kallinenud kordades kiiremini, kui seda tegelikult on teinud inimeste sissetulekud palgatööl. Ja täna ma võin väga selgelt olla 100% veendunud selles, et 2 sissetulekut on parem kui 1. Ehk et siin on niisugune väga hea alternatiiv täna võib-olla olemasoleva palgatööle hakata tekitama sissetulekut, olemasolevale businessile tekitada lisasissetulekut. Võib-olla te täna töötate juba iluvaldkonnas, tervisevaldkonnas, siis need tooted on teie jaoks lihtsalt niisugune suurepärane lisaväärtus, mida oma klientidele pakkuda, või näiteks personaaltreenerid, samamoodi ideaalne variant pakkuda oma klientidele juurde. Tihtilugu me nagu kardame justkui seda müüki teha, et mis siis inimesed arvavad, et kui sa nagu saad aru, et sa saad oma inimest aidata, ära mine müüma, mine inimest aitama, mine aita tal aru saada, miks tal on terviseprobleemid või kuidas ennetada terviseprobleeme. Ja kuidas see sissetulek nagu Zinzinos kasvab, ongi see, kõigepealt me peame saama isikliku kogemuse, kuidas teha kliendimüüki, siis me saame hakata meeskonda ehitama ja mida rohkem me meeskonda ehitame, seda rohkem vaba aega hakkab tulevikus tekkima. Aga selleks, et see vaba aeg tekiks ja meeskonna kliendibaas kasvaks, on üks aga. Kõigepealt me sisuliselt anname kogu oma vaba aja ära ja võib-olla rohkemgi. Mina omal ajal tegin oma perega niisuguse diili, et kui olid suured eesmärgid, siis ma ütlesingi, et issi on nüüd kodust ära 24/7, vajal sul 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud, et see teemant ära teha ja sealt edasi minna. Ja perega oli selles mõttes niisugune kokkulepe, kui me selle ära teeme, siis me läheme ka perega reisile, et alati, kui te nagu hakkate midagi tegema, siis Zinzino on niisugune business, et Zinzino armastab kiirust, edu armastab kiirust, et me võime see 2+4 ära teha 2 kuuga, aga me võime selle ära teha 2 päevaga. Ehk see 2 partnerit ja 4 klienti oma perekonnas, selle jaoks ei ole vaja raisata 60 päeva. Ehk küsimus on tegelikult kõik meie enda attituudis. Ja kui see kliendibaas kasvab ja meeskond kasvab, siis Zinzinos on väga lihtne planeerida või prognoosida, kui palju te tahate saada passiivset sissetulekut, sest konkreetne kliendi number erinevate tasemete juures, see vastab siis konkreetsele sissetulekule. Ja kui on teie eesmärk saavutada finantsiline vabadus, mis on väga paljude inimeste jaoks väga erinev, siis Zinzino võimaldab täna saavutada täielikku finantsvabadust. Me oleme näinud siin väga ägedaid edulugusid. Vahet ei ole, kas sa oled noor, kas sa oled 30-40 aastase otsemüügi kogemusega inimene. Neid edulugusid tuleb täna kõikjal üle maailma ja ka täna Eestis on üle 50 inimese, kes on teinud teemant kuni Black Crowni taseme ära. Ehk et Eesti ei ole kuidagi kehvem kui teised riigid. Alati oma koduriigis on kõige lihtsam seda businessit alustada ja sealt siis kasvada välja siis muude maailma nii-öelda. Aga mis mulle Zinzino puhul nagu meeldib, on see, et ära oleta, vaid testi, vaata tegelikult, mis su sees nagu toimub. Et Zinzino on niisugune, võiks öelda nagu win-win kõigi jaoks, et kliendid saavad kasutada suurepärast toodet. Kui nad on valmis tootest rääkima, nad saavad oma toote tasuta ja igaüks, kes on otsustanud koostööd teha, saab alati kutsuda inimesi kuulama, kuidas oleks võimalik teha ägedat koostööd, et parandada siis lähedaste tervist ja samal ajal siis ka enda nii-öelda finantse. Ehk et mina võin täna öelda, et niisugune otsemüügi kontseptsioon on võib-olla kõige lihtsam, kõige unikaalsem ja kõige geniaalsem business üldse ja kui sul on nagu hea ettevõte, millel on väga konkreetne visioon, siis selle tuules on nagu väga hea minna ja täna võin küll öelda, et siin annab absoluutselt võimaluse parandada tervist igalühel ja ehitada üles globaalne äri ja nii nagu ma enne juba korra näitasin Örjan Hilde Sääle, siis minu silmis on nad niisugused ülimalt soojad, väga ägedad inimesed, kes teevad Zinzinot suure kirega. Nad ei ole omanikud, kes istuvad kuskil kontorilaua taga ja vaatavad, palju tuli müüki üks või teine päev või kuu lõikes, vaid nad ise siis samamoodi igapäevaselt viivad läbi kliendikohtumisi, aitavad ehitada meeskondasid ja teevad seda suure kirega. Ehk nad on loonud nagu kontseptsiooni, kus igal inimesel on võimalik alustada, igal inimesel on võimalik lüüa läbi. Ainuke küsimus on selles, et mis on meie jaoks olulisem. Kas meil on eesmärgid? Või me tahame edasi tiksuda oma mugavustsoonis ja mugavustsoonis on mingi hetkeni on elus päris mugav olla, aga ühel hetkel võib seal minna nii keeruliseks, et sealt välja tulla on keeruline. Et pigem mina soovitan kõigile, et aasta ei ole läbi, kui te aasta alguses andsite omale mingeid selliseid nii-öelda uusaasta lubadusi, siis kindlasti on võimalik tegelikult väga palju eesmärke veel täita, aga selleks peab olema endal lihtsalt soovi ja tahtmist ja pealehakkamist. See on